Metsafirmad pakuvad sageli välja, et raieõiguse võiks müüa nii-öelda väljatuleku peale. See tähendab seda, et metsaomanikule makstakse osa summast alguses ära ning ülejäänud hiljem peale töid selle arvestuse pealt, kui palju ja mida täpsemalt metsast välja lõigati. Kui esmapilgul tundub, et nii ongi kõige õiglasem viis metsa müüa, siis tegelikult ei saa müüa kunagi päris täpselt teada ega kindel olla, kui palju ja millist materjali metsast välja toodi. Isegi juhul, kui ka metsaomanikule näidatakse täiesti õigeid aruandeid, siis sellise tehinguga ikkagi maandab metsafirma kõik oma riskid metsast saadava sortimendi ja mahu osas metsaomaniku taskusse. Kuna samas tehingus fikseeritakse metsafirma kulud ülestöötamisele, väljaveole ja transpordile, mille metsafirma kätte saab olenemata sellest, mida ja kui palju metsast tegelikult saadakse. Nii on ebaausal või lohakalt tööd tegeval firmal suur eelis ja kerge metsaomanikke tõmmata, sest metsaomanikule saab hiljem aruandes näidata rohkem madalama väärtusega peenpalki ja küttepuud, kuigi tegelikult saadi hoopis hinnalisemat materjali. Timber.ee oksjonikeskkonna eesmärk on aga müüa raieõiguseid ja kinnistuid võimalikult kõrge hinnaga. Oksjonil müües metsaomanik hoopis maandab enda riske, sest metsaettevõte peab enne pakkumise tegemist hoolikalt metsaga tutvuma ja kalkuleerima metsast saadava materjali väärtuse. Samuti peab metsafirma leidma võimalused materjali võimalikult kallilt realiseerimiseks ja samas ka oma ülestöötamise transpordikulude kokkuhoiuks. Vaid selliselt tegutsedes saavad nad oksjonil teha teistest soovijatest kõrgema pakkumise. Olenemata metsafirma kalkulatsioonide sisust saab metsaomanik kogu oma raha kätte peale oksjoni lõppu ja enne raietööde algust. Seda isegi juhul, kui metsafirma ongi oma kalkulatsioonides enda kahjuks eksinud ja liiga kõrget hinda pakkunud.